Saue vald oli minu teada siiski esimene, kes märkas ära, et selline tähelepanuväärne mees on meie valla territooriumil elanud ja nii et tööd, mis ta tegi, ta oli 5 korda riigivanem. Suur tänu Jaanile ja peame siis tema mälestust ka viimest asja edasi. Tere hommikust! Olen Teemanti perekonna esindajad. On au ja hea meel koos teiega täna siin avada mälestuskivi ja tähistada sellega riigivanem Jaan Teemanti lapsepõlve kodu. Eesti Vabariigi loomise, kestmise ja arendamise eest. Ja samuti peame me meeles kohalikku rahvast, kelle hulgast nad on võrsunud või siis kasvanud. Jaan Teemant sündis täna 136 aastat tagasi 24. septembril 72. aastal Läänemaal Karuse kihelkonna Illuste vallas. Tema lapsepõlv möödus aga siin Priidiku Teemandi talu. Sagu siis avatud see kivi täna siin ja antud siis informatsiooni möödakäijatele ja väga meeldiv, et riigivalitsus. Mina ei ole Jaan Teemanti poolt sugulane, mina olen Liidia Teemanti tema teise abikaasa poolt ja ma tahan seda öelda, et kui me varem üldse ei teadnudki nagu Jaan Teemanti suguvõsast, Jaanipoolsest midagi, sellepärast, et meie perekond ja Liidia Teemanti perekond on nii kaua, kui mina ennast mäletan, kogu aeg omavahel suhelnud ja siia oli Eestisse järele jäänud ainult üks inimene, kes oli Liidia Teemanti poolt, ülejäänud olid kas üle piiri läinud või lihtsalt ära hävitatud. Ja kuna viimane see, kes oli Liidia Teemanti õetütar, see on ka juhuslikult minu ristiema, siis mina olin pidevalt seal tema peres ja kui hakkas juba natukene lahedamaks minema, siis hakkas kirjavahetus käima ja 90ndate algul nad said ka Eestisse tulla. Ja praegu elab Hollandis Jaan ja Liidia Teemanti tütar Anneli oma perekonnaga. Vend suri tal mõni aasta tagasi. Tütred on Jaan ja Liidia Teemantil surnud. Ja me oleme käinud siis põhiliselt neid radu pidi, mida mina olen nagu lapsepõlves nagu kuulnud ja teadnud ja ka Marta Klement siis veel elas, kui nad esimest korda siia tulid. Ja ma tahan seda öelda, et nende perekond oli väga mitmekeelne. Nad kõik rääkisid vene keelt, saksa keelt, inglise keelt muidugi vähesed ja Marta Klement ise oli õppinud Prantsuse lütseumis Sankt-Peterburgis. Ja eesti keel oli muidugi emakeel nendel kõigil. Ja siis, kui need tütred siia tulid, siis esimesel korral tuli tütar abikaasa veel. Ja siis me sõitsime siin Tallinna ümbruses, muidugi me käisime Saue vallas ja Saue vallas siis olid veel õige mitmed hooned
alles, mis olid veel Veskimöldre teemandi aegsed taluhooned. Ja nüüd, kui nad uuesti siia tulevad, siis minul on küll väga hea meel, et meil on võimalik ka tulla nende isapoolse suguvõsa maadele ja neid kohti tutvustada, kus nad on siis elanud, sündinud ja kasvanud. Aga täna ma tahan väga tänada Saue vallavanemat Mati Tartut, kes on ka siin ja kes pani hommikul vallarahvaga ilusa lillepärja Saue keskusesse Veskimöldre talu asukoha paika. Siin on veel Liidia Teemanti poolt hõimlane sugulane Eero Kaljuste, kes ka töötab Saue valla maadel. Ja siis ma tahan nende perekonna poolt tänada kõiki neid, kes on seotud olnud nende mälestuste taastamisega selles nii Saue vallas kui ka siin. Sest siia ei osanud mina küll tulla, sellepärast, et kui mind ei ole lapsena toodud, siis ei ole ilmselt neid inimesi enam elus, kes oleks seda võinud teha. Ja ma tänan kõiki ka Hollandis oleva perekonna poolt, et nende vanaisa mälestust on väga austatud. Aitäh teile kõigile! Tubli. Austatud Kohila valla juhid ja kõrged riigiametnikud. Me toome teile tervitusi ka kõikidele teile, armsad inimesed, kes te olete siia tulnud. Saue vallast Veskimöldre talumaadelt, kuhu me juba 6 aastat tagasi püstitasime riigivanem Teemantile mälestuskivi. Me ei jäänud ootama vabariigi juubeleid, sest me leidsime, et sellise kaliibriga poliitik on jäänud teenimatult väärilise tähelepanuta. Ning nüüd on ilmunud mõned monograafiad Teemanti elust ning väga toreda raamatu on kirjutanud Kaire Veeroja, kes on ka praegu siin, suur tänu talle selle eest. Ning me tulime vaatama, kuidas siis Priidiku Teemanti talu peremees on asjaga hakkama saanud. Ning peame ütlema, et tore, muru on niidetud, lilled õitsevad ning väga ilus kivi on koos riigi abiga ka püsti pandud. Nii et aitäh teile, sõbrad, et te sellise mehe mälestust kalliks peate ning sellise toreda kivi orkestri.
mis on valesti? Jaa, need on valesti. Nii, kuidas teil on? Teemandi naabrile, milline Jaan Teemandi abikaasa Liidia Teemandi suguvõsad ja tema õe tütre Risti tütar. Seoses sellega ma olen palju viibinud selles peres ka ennem seda, kui ta viidi Siberisse ja ka pärast seda. Ja ma olen palju igasuguseid jutte, mida sellel ajal kõvasti ei julgenud keegi rääkida, kuulnud sellest peres. Ma olen kuulnud Jaan Teemandi ja Aado Anderkopi saatusest, mida oletavasti arvatakse, aga ajaloolisi dokumente ju meil ei ole. Liidia Teemand oli Eesti esimene naismeditsiinidoktor, Berni ülikooli lõpetanud ja tsaari ajal kaitsnud selle diplomi uuesti Sankt-Peterburis. Ta oli kaua aega selle perekonna suur kokkuhoidja ja sinna kokku käisid paljud ajaloolased, doktorid. Ma mäletan, seal käis doktor Dežanitska ja võib-olla siin on ka keegi tema sugulastest, täna ma ei oska seda öelda. Ma olin ka siis noor laps. Ma olin 18-aastane, kui
Liidia Teemant suri ja ma mäletan tema matusepäeva. See oli samasugune ilus päev mais, nagu on tänane päev. Siis seal käib veel proua Voore Preili Kõrv, kelle emaga oli õppinud Liidia Teemant koos Perni ülikoolis. Siis seal käis Tartu ülikooli haritlasi, kes olid pärit Peterburist. Ja tema matusepäeval, ma arvan, nad olid kõik seal kohal, sest ta oli tõesti tunnustatud arst Eestis ja ta esimene töökoht, kui ta Eestisse tuli, oli Reenholmi vabrikute arst. Ta oli erialal kopsu tuberkuloosi õppinud. Ma tahan tänada kõiki siin olijaid tema perekonna nimel, tema Jaan ja Liidia Teemanti tütar elab praegu perekonnaga Hollandis ja nad ühtelugu on külastanud Eestit. Ja kui nad siia tulid esimest korda, siis muidugi vastuvõtjaks oli siis minu ristiema Marta Kleement ja meie olime, ta kuulus kaua aega meie peresse, kuna ta oli üksik inimene ja siis meie pere oli see, kes neid siin tutvustas Eestiga ja käisime temaga nii palju ringi, kui me oskasime. Aga kahjuks ma pean tunnistama, et mind keegi ei olnud tutvustanud Jaan Teemanti elukohtadega ja tema perekonnaga, nii et meil nende lastega ja lastelastega seisab veel ees Jaan Teemanti elupaikade ja sugulaste tutvustamine. Jaan Teemanti osa sugulasi on maetud Ageri surnuaeda, sinna me oleme käinud. Liidia Teemant on ise maetud Tallinna metsakalmistule, seal me oleme ka ajaloolastega õige mitu korda käinud. Ja see on üsna Kabeli lähedal, kes tahab seal käia, saab. Ja ma tänan kõiki kohalolijaid ja kogu Eesti rahvast selle eest, et on väärtustatud nende kivi ja ma usun, kui head meelt nad tunnevad kõige selle üle, mis on pärast seda juhtunud. Ja nende perekond on olnud paljusi keeli valdav, aga kahjuks nende lapselapsed ei oska enam eesti keelt. See on kõige suuremaks probleemiks praegu, kui nad siia tulevad. Üks nendest poegadest on nüüd küll püüdnud õppida seda ja ma loodan, et ta saab selle oma vanemate emakeele selgeks. Aitäh teile kõigile! Sina valitsed aegade, rahvaste ja olukordade üle. Me meenutame Jaan Teemanti, kelle mälestuseks see mälestuskivi on rajatud. Õnnista seda mälestuskivi
ja lase sellel mälestuskivil meile ja tulevastele põlvedele alati meelde tuletada, et sinult tuleb meile vabadus ja lootus. Mitte kõik ei teadnud, et siin on ka sündinud riigivanem Jaan Teemann. Ja tänasest tähistab see mälestuskivi Eesti Vabariigi aegsest 1918 nimelt ajutise valitsuse otsusele kohtuministri käsul nimetatakse Eesti Vabariigi prokuröriks 11. novembrist 1918 mannutatud advokaat Jaan Teemann. Nimetatud kuupäeva loeb prokuratuur Eestis tänaseni oma sünnikuupäevaks. Ja mis ma tegin
Siin oli on rääkinud väga kõrgel tasemel leidlik juttu, just unustaksime ära, et me näeme nendes kolmes inimeses kommunismi ohvri.